actualización, una actualización. Por la manera que esa cosa se rebota, se me está curando este corazón. Ella es una actualización, como la del iPhone. Nii, nüüd me oleme saabunud Grännala kanti, on ju Silver? Yes. Ja me oleme kuskil mäe otsas, kõnnime ja mul vist väärnasin eile mu jala välja. See on räigelt valus, nii et ma lonkan. Oi joo, võta endale. Mitu sammu meile tegime? 30 000, aga ma ei saa aru, kas mul läks mingi nagu siit kohast on täiega valus. Ega see Rännumehe elu lihtne ei ole. Ma lonkan. Tee põrsa nägu. Väga hea. Nii, oleme nüüd siis Grännali kante ja Santa Pola vahelisel sellisel alal, kus on siis imeilus vaateplatvorm. Siin on ümberringi veel looduskaitseala, erinevad matkarajad ja jalgrattarajad. Ja see asub Alicantest kõigest 10-minutilise autosõidu kaugusel. Vamos! Ja kui nüüd vaadata natuke sinna kaugustesse, siis seal on ta Barka saar, kuhu on siis plaanis ka lähipäevil veel minna ja päikest võtta üks korralik rannapäev teha. Oo, Patrice. Sind on 2. Ola! Täna me oleme tulnud siis Pudi-Padi poodi. Lähme vaatame, mis siin pakutakse. Noh, Patrice, kuidas siis meeldib Alicantes? Väga mõnus. Hola, hola, Santa Polo, señoritas, mamacitas. Me oleme nüüd kalaturul, kalasadamas. Ja, siin on räigelt tuuline. Ja me otsime kalarestorani sellepärast, et Patrice ei söö kala. Ja just sellepärast ma võiksin minna. Aga ta saab alati mu kala kõrvalt friikartulid ära süüa. Yes, nii mõnus juba. Ja tegelikult siin on selline mõnus sinilipurand ka. Aga noh, keegi praegu uju, sest ma ei tea, veetemperatuur on, ma ei teagi, mis ta on, mingi 16 äkki. Võibolla. Selline koht. Kalakohad on muidu toredad, aga haisuvad rõõmad. Tulime kalarestorani, aga ma võtsin ka mingi veisefilee, Patrice'ki. Ja noh, muna oli siin kõrval, siuksed friikartulid. Ja ühesõnaga loomaraal on see, et kui sa näed ikkagi, et su veise steak maksab 12 eurot, siis võta seda vist. See on nagu mingi tavaline pihv lihtsalt. Ilmselt oleks pidanud ikka kalarestoranis kala võtma, mis sa arvad? Siin on siis kõikide kalurite lemmikpaik Santa Pola. Nagu näha, kalapüük on siin hetkel täies hoos. Just on tulnud ka laev, ma ei saa aru, see vist korjab kalad peale või mingi töö seal käib. Igatahes siia kohta tasub tulla kõikidel nendel vendadel, kellel meeldib kala püüda.
just jõudis kalastuslaev sadamasse, nagu näha, siin härrad on tihe töö. Järjest tõstavad kaste maha, terve hunnik kala. Ja siin targad mehed oskasid rääkida, et see pidi olema selline kala, mis pidi südamene juba hea olema. Äkki näpaks muidugi, ei tea. A few moments later. No nii, mõtlesin, võtan ette üksinda seikluse. Ma olen orienteerumises mega kihva. Oi. Nagu näha, siis hakkan meid sabemesse kasvama omadega. Kurat, ma mõtlesin, ma tean, kuhu poole siit minna, aga ei, see oli vist ikka teisele poole. Mõtlesin, et peaks kuskil barberis ära käima. Aga ennem pean auto üles leidma, parkisime auto jälle täitsa uude kohta. Ja siis leiaks mingi barberi ja laseks endale soengu pähe teha. Barber on juba leitud, ilmselt olen siia. Täna õhtul on siis plaanis minna kuhugi välja istuma, sangret jooma, juttu rääkima, sest meil on sõbrad ka siin samas kandis juhuslikult. Siis tahaks minna ranna ääres nende tüüpide käest mingit staffi ostma. Mis on Alicantes siuke rets teema on see, et kui tahad tasuta parkida, siis siukseid kohti, kus sa tasuta parkida, on suhteliselt vähe. Ja kui sa sellise koha leiad, siis on mingi 10 autot kohe järjekorras, kes tahavad su koht ära võtta. Oi, kiisu! Okei, ma ei meeldi talle. Ja selle auto parkimine on omaette missioon. Vähe sellist, et külgboks on jumala haige teha. Siis seda pidi tegema kuskil kallaku peal. Ja me tagurdasime vist natuke puu maha. Aga ma arvan, sellest ei ole hullu. Aga hea uudis on see, et auto on alles. Autol juhtus täna siuke asi, et tagumine klaas ei jäänud üles seisma, vaid kukkus alla. Me toppisime mingi asja sinna vahele. Auto on siin. Vana hea Ford Mondeo. Ja see on see puu, mis on veits viltu. Akna vahel toppisime siukse väikse junni, ma ei tea väga hästi palju näha. Aga see junn hoiab seda akent üleval. Akna saatus kõik sõltub sellest junnist. Nii et noh, auto on prügimägi nagu ikka. Üks asi, mis on veel Hispaanias siuke Eestist erinev, on see, et neil on siestad. Ehk siis kella 1-st või kella 2-st. Kella 1-st või 2-st kuni kella 5-ni õhtul on enamus kohad kinni. Ehk siis, kui just kõht on tühi, tahaks midagi süüa, siis pole kuskilt nagu süüa võtta. Mingid üksikud kohad on lahti, aga paljud kohad on kinni ka ja mingid juuksurid ja sellised kohad on ka suletud. Et õnneks praegu on kell juba 6. Et ma loodan, et see koht on lahti. Enne tundus, et on lahti, lähme vaatame, mis ta räägib. Võtsime siis siia, öeldi, et aeg on. Ja nüüd läheb siis juukselõikuseks ja laseks sabemega ära teha, selleks mul tulevad mingid veidrad karvad nagu imikul. Et kohutav, aga let's go. No nii, kuidas tundub? Andke kommentaariumis teada. Sain siin endale väga hea sõbra ka, ütles, ta pole pikka aega inglise keelt seda harjutada. Ja siis rääkisime ja sain juba kutse ka õhtuks peole, nii et me vaatan sinna ka pärast. Aga väga lahe, täitsa kõva. Thank you, man! Tore lugu muidugi on see, et kui sa Hispaanias käid juuksuris, siis need vennad tahavad nii kaua sinuga rääkida lihtsalt. Sest tal on nagu aega, tal ei ole kiiret, ta vahepeal võtab juua, siis ta mängib telefonis mingit mängu, mis tal enne pooleli jäänud. Ja nüüd siis Patrice kirjutas, et ta on kuskil sadama kandis, ehk siis 2 kilti. Ja minu orienteerumisvõime on muidugi suurepärane. Ma suudan kodutänavas ka rääksida. Aga saatis location ja ma liigun sinna poole. Mul on mingi 1 kilomeeter veel minna. Mis siis veel? Liiklus on juba veits hõredamaks läinud. Inimesi on rohkem välja tulnud. Plaan on minna varsti sinna peole vaadata. Selle tüübi, barberi sõber on seal turvamees. Ja ta pidi meid sinna sisse laskma. Küsis ka, et mitmekesi me peole tuleme. Mõtlesin, ma ei tea. Ma esialgu tutvustasin ennast, et ma üldse tripin üksi ringi. Mõtlesin, et on nagu lahedam, et siuke üksik seikleja hing. Aga ma lõpuks ütlesin, et me oleme ikkagi mitmekesi, et ma ei tea, äkki see ole mingi listi alusel või midagi, ma kujuta ette. Igatahes mingi reggaeton pidu on see 2000 või midagi sellist. Et ma arvan, et sinna tasub kindlasti minna vaatama, sest tundub siuke päris huvitav ettevõtmine. Olen siin sadama ääres ja tundub, et elu on läinud ikka täiega käima.
rahvast on rohkem kui inimesi. Samas on ilus päikseloojang. Et noh, ma ei tea, mõnus. Ei ole midagi muud öelda. Lõpuks leidsin Patrice'iga üles. Leite neid. Tundub, et kohalikel juba elu käib ja järgmine gäng. Nii, Patrice, kus me nüüd oleme? Söömas. Mis kohas? Casa Ibaras. Jah. Tellisime siis paia kanaga ja küsisime garlic-soossi kõrvale, mis on väga huvitav. Sangria. Ja sangria, no, teistest. Wow. Muchas gracias. Mucho bueno. No? No. Okay. Mis sa nüüd meile tellisid? Paella. Vegetable. This one, the only vegetable in pot. Paella. Me võtsime kana ja köögiviljadega. Mi novia y nadie que me comprenda. Listen to the wind of change. O si fue culpa de los dos, pero igual se acabó. ¿Dónde quedó el amor que prometiste? Me hiciste la antisemita. The next day. Nii, siin on meie siis grupijuht, Giid, onu Jaanek. Nii, uus päev, uued seiklused. Hea uudis on see, et auto on alles. Halb uudis on see, et Patrice'il on üks jalg Poistes natukene. ja täitsa läbi, jah. Aga õnneks tal on üks tugev mees, kes võtab ta kukile, kannab teda kätel, kannab teda treppidest. Muidugi. Ja tänane plaan on siis minna randa, sest eile läks, tegelikult ei läinud pikale, kell 2 jõudsime koju. Jaa. Ja siis veel tripime ringi autoga igal pool. Ja eile ma enda uue sõbra kokku saanud. Täna saan, ma õppisin ära ka. Hola, amigo. Siis ta ütleb hola, siis ma küsin como estas. Siis ta ütleb bueno. Siis ma ütlen, siis ta küsib mult ka, et kas läheb. Siis ma ütlen bueno. Et mul juba siuke kohalik suhtlus edeneb päris hästi. Ja sõpru tuleb uksest ja aknast. No nii. Väga hea. Väga hea. Veel. Eile sõitsime selle puu maha juba ja tullu. Väga hea. Nii, void minna. Oi, mis nüüd juhtus? Mis see nüüd? Oota, ma tulen ka! Tore, et ära ootasite mind, aitäh! Kus see kärsakas tuli? Ma ei tea, auto kärsab. Kuna ise auto
mis see oli? Playa San Juan. Kui sa soovid tulla Playa San Juan randa, siis suurepärane ilus tramm toob teid otse siia. Kohe oleme rannas. Patrice, kas sul on ka plaan ujuma minna? Täiega lahe koht. Muusikuule. Ma sain ühe pahanduse hakkama. Läksin randa ja siis seal oli paljaste tissidega naine. Ai, tutti. Ma ei vaatanud. Vaatasid Ei. küll. Vaatasid tutti. Kas see ongi siis su kogu rätik või? Jah, siin ma hakkan päevitama. Suurepärane. Lahe fakt on ka see, et San Juani rand või Juan või ma ei tea, kuidas nad ütlevad siin, on ka sinilipu vääriline. Ehk siin on siis kõik kontrollitud ja vesi on puhas ja baktereid ei ole ja võid ohutult ujuda. Siin on ilus rattatee. Ja mis on veel lahe, et rannapaarid on üldiselt jumala kallid. Aga siin on õlu ja väike saiake, 2,90. Nii, me jõudsime nüüd siis ühte Itaalia restorani sööma. Selle nimi on Fornello ja me võtsime ühe pitsa. Mulle meeldib burrata ja mingi ananas ja vaibus. Ma ei tea, mis see cornfed. Ma saan pitsa Yummy. Piksid on peas. See pidi olema Mis sa pähe panid? piirkonna kõige parem Piksid. pitsa. Ujumispiksid. Minu püksid. Sinu piksid. Normaalne. Ja mida ma olen veel siin rannas tähele pannud on see, et siin on hästi turvaline kõigil inimestel olla, sellepärast, et politsei kogu aeg tiirutab. Enne just käisime ühes restoranis söömas, politseistis kõrval lauas, et kes muretseb, et äkki siin Alicantes ole turvaline, siis ma ütlen, et siin on isegi kohati turvalisem kui Eestis, et politsei näitab alati enda kohalolu. Ja kui Eestis on pigem see, et väga ei taheta politsei poolt pöörduda, siis siin on vastupidi, enne olid mingid noored, kes ka enne tegid salaja kuskil tobi, siis läksid politsei juurde ja küsisid, et kuule, me saad tsiklid käima, et äkki appi tulla. Politsei läks kohe sinna, näed, jälle tuleb politsei vastu jalgratastega. Et siin on ATV politsei, jalgrattapolitsei ja tsiklipolitsei. Ulme! Punanina. Täitsa ära kärssanud. Näita oma nina. Vael on valus. Juba siukene. Jube. Raske on see päikesevõtteks. On jah. Kuhu nüüd siis matkas veel? Seal lähme autosse. Irudas. Saa minna teiselt poolt. Hello. Muustlaslaager. Siin on jah korralik laager. Nii, külgboks väga hea. Pinge peal. Noor poiss on jõudnud.
oh, tubli. Ja tulime kinnisvara vaatama, see on siuke uus rajoon, mida siin praegu arendatakse. Sprei. Ma olen õnnelik. Siis uus. Kütus on otsa saamas, meil näitab, et saame 20 kilomeetrit veel sõita, me oleme mägedes.